Markiisi M-klubist. Markii M-klubist. Ma arvan ka, et te saate aru, miks ma helistan. Ma ei räägi selle artikli toonist, mis iseenesest on solvav. Ma räägin faktivigadest. Esiteks. Meie hotellis oli eile õhtu väga palju kõrgeid riigiametnikke ja väliskülalisi. Me pidime kindlustama nende julgeoleku ja sealhulgas nende turvalisuse. Sellega tegeles Monseigneur. Mitte ei käitunud hotelli avamisel nagu, mis oli kõige jultunum Nõukogude miilits. Teie reporter Magallan ei ole Nõukogude miilits näinudki. Kuulge, ei, mina ei igatse seda aega tagasi. Ärge iga sõna ka moonutage. Teiseks, kui teie ajakirjanikule ei meeldinud meie firma salat, siis on see maitse asi. Miks ta peab kirjutama nii, et Majesteedi salat meenutas saepuru, millele maitseks oli lisatud turvast? No kas teie, kui peatoimetaja arvates, on see vaimukas? Kolmandaks ma räägin. Kolmandaks! Kas te lasete minuga rääkida või? Kuulge, ma ei näinud eile siin ühtegi purjus klouni, aga teie lehest ma loen. Õhtu naelaks oli Markii, kes... Hallo? Katke sõna. Sõber, kuidas tervis? Üllatavalt pean ütlema. Muide, ajakirjandusega ei maksa ikka riidu minna. Sa loe, mida nad kirjutavad. Unusta ära. Unusta ära, jah. Õhtu naelaks, aga oli Markii, kes näitas kõigile, milline purjus kloun. Kuidas ma selle ära unustan? Kas sul see on meeles, mis sa eile õhtul rääkisid? Muidugi. Nii et sa oled hotelliga nõus? Muidugi. Kuidas sul see nii palju aega võttis? Otsustamine. Jah. Kuulge mehed, lähme alla baari, räägime seal. Vaadake mehed, mina ei tulnud selle hotelli ideega kaasa mitte isiklikust soovist rikastuda. Mis soov sinul siis on? Teil on aega olnud mind tundma õppida mitu head aastat ja te olete kindlasti märganud, et suure osa minu mõtlemisest võtab enda alla riiklik mõtlemine. See tähendab, et isegi kui ma teen midagi oma elujärje parandamiseks, siis esiteks ma teen seda vastu tahtmist ja teiseks mind juhib teadmine, et rohkem kui midagi muud, rohkem kui Tartu rahu või NATO vihmavarju vajab meie riik keskklassi ja mina tulen meie riigile vastu. Ma sisenen sellesse keskklassi, olen ise see keskklass. Kas hotelli omanikud on keskklass? Kõrgem keskklass või madalam kõrgklass, üks kahest. Räägime nüüd konkreetselt. Mis alal sa võid olla hotellile kasulik? Aga mida te pakute? Te teate minu tugevaid ja vähem tugevaid külgi? Ehk nõrkusi? Te teate, et on ainult üks ala, mida ma valdan perfektselt. Tagasihoidliku inimesena ma ei hakka ennast pakkuma, aga kui te mulle ettepaneku teete, siis ma ei ütleks ära. Anna mulle andeks. Mis alal sa oled perfektne? Sa tead seda suurepäraselt. Ausana ei tea. Sina ka ei tea? Sa mõtled juhtimist. Nii et kui te mulle ettepaneku teete, siis... Meil ei ole ainu juhtimist. Meil on direktorite nõukogu, mis otsustab. Igal alal on oma direktor. Monseigneur näiteks on julgeoleku direktor. Ja majesteet on meil toitlustusdirektor. Rahvapäraselt peakokk. Magister on meil majandusdirektor. Marssal on meil tehniline direktor. Maahärra on meil majutusdirektor. Maahärra on ka direktor. Ja milord on meil varietee direktor. Mina võiksin olla juhtimisdirektor. Kas sa peasekretär ei tahaks olla? Mulle sobiks just üldjuhtimine. See, mis vajab strateegilist mõtlemist. Meil on etteplaneerimisosakond komplekteerimata. Võta see. Kuule. Ei. Oota, see... Registreerimisdirektori kohta, võta see siis. No see pole see. Me nimetame selle planeerimisdirektoriks. Mehed, ma kardan, kui ma võtan vastu kitsa, ma lõigu, ma upun pisiasjadesse.
seal ma ei tooks nii palju kasu. Mehed, no mõtleme. Saad sa mind aidata? Ja mis on? Tõmba see põrrand üle, ole mees. Ma ei saa. Ma istun sinu asemel. Ma ei saa, siin on töö inimestega. No nii, töötame. Töötame. Ja mille kallal konkreetselt töötame? Inimeste kallal konkreetselt. Ja inimesi ei ole, nagu ma näen. Ta on väga halb. Kuule, kes sa oled siin, et sa irised siin mul? Me pidasime üleval meestega nõu ja me leidsime, et meie hotelli juhtimist on vaja tugevdada. Ja me määrasime juhtimisdirektoriks minu. Sinu? Kas broneerimisi on? Kes see sul siia broneerib? Siit keegi ei teagi, et siuke hotell olemas on. Vähe tutvustad. Inimestega tuleb töötada aktiivselt. Mina üldse inimesega ei tahaks. Kui sina oled majutusdirektor, siis sa pead minema inimeste juurde. Välja, pakkuma oma teenust. Noh. Praegu kohe. No. Millal siis? Kui me pankrotis oleme, siis on juba hilja inimeste juurde minna. No. Kuule, ma tahtsin sult küsida, et sa eile siin ütlesid, et meile tuleb uus perenaine. Mäletad? Mina? No, sul oli üks kaenlas, mäletad? Ei, mina ei mäleta midagi. Ah soo, no siis on hästi. Mina juba mõtlesin, et sina tõsiselt mõtlesid. Vabandage. Tulge siia poole, palun. Hallo. Oi, tervist. Vabandust, kui ma tohin tülitada. Kas teil on öömaja tarvis? On teil öömaja tarvis? Rehi. Öömaja. Tere päevast, prouad. Kas hakkame ööbima? Meil on siin väga hea ööbimiskoht. Stopp, prouad. Kas teil on juba öömaja olemas? Tulge siia, tulge lähemalt. Kas teil on öömaja juba olemas? Kuidas palun? Mul on siin samas lähedal väga meeldiv võimalus ööd veeta. Tulge. Ööd veeta, no see oleks põnev. Ja, eks ole, meie mehed on kõik teie teenistuses, muuseas. Meil on ilusad valged puhtad ruumid. Me alles alustasime selle asjaga, nii et meil on ruumi küll. Tahate võtke aknad mere poole, tahate võtke aknad maa poole, nagu soovite. Kui te tahate eraldi olla, me paneme teid eraldi tubadesse. Meil on igas numbrist dušš, allkorrus on väga ilus saun, kui te tahate ennast pesta pärast jooksmist. Ja mida, proua, mida? Ega teil siin putukaid ei ole. Mis putukaid, proua, meil on kõik olema. Mingeid putukaid meil ei ole. Ja kui te tahate pärast sauna, masseeri on meil olemas, massöör, monsonjöör, kui te tahate, ta masseerib teid pärast sauna. Nii et läheme. Teie voodikene ammu ootab teid juba. Ja kus teie sõbranna jäi? Te kiputus meid ahistas. Mis te teete? Kas ta teid igastas ka, proua? Veel ei jõudnud. Laske lahti mind, ma olen tuletis tunnistajastena. Ma olen majutusdirektor, kurat. Ma kutsun politsei. Kus maaharra on? Ei ole. Alles tund aega tagasi oli. Aga ta oli kuidagi imeliku näoga. Ma sain aru, et ta kartis inimesi. Äkki läks maale tagasi, jah? Kui läks, siis lõplikult.
Me ei oleks tohtinud maaärad sundida tööle inimestega. Jah. Toida hunti palju tahad, hunt vaatab ikka metsa poole. Asendad maahärrat? Mina. Lähed välja, pöördud näoga inimeste poole, küsid inimeste käest ja kes vajab hotelli, selle tood siia. Selge? Selge. Tegutsed. Nimi. Maahärra. Teie nimi? Ma ütlesin maahärra. Kas see on teie ees- või perekonnanimi? Jaa. Kuulge, ei saa ju praegusel ajal olla kellelegi niisugust nime. Seal, kus mind kinni võeti, sellel ajal ma olin maahärra. Elukoht? Maal. Täpsemalt. Linna lähedal maal. Aga tegelikult? Kuulge, see läheb liiga pikale, kui ma hakkan teil siin seletama ja te ei saa niikuinii aru, noh. Vaadake, ma ei saa teie seletuskirjast aru. Siit. Sattusin juhuslikult, kuna oli vaba aega, sest suurem osa sigu on müüdud. Kuid kuna kliente ei olnud, siis markii survel asusin pakkuma teenust möödujatele. No. Kuidas ma peaksin sellest aru saama? Te olete riigiametis, te peate sellest aru saama. Mida tähendab, asusin pakkuma teenust möödujatele? No aga vat, meie kandis niimoodi öeldakse. Teine samasugune. Ka sealt? Täpselt samuti tülitas möödujaid. See on kõik üks pesakond. Me saatsime lisapatrullid välja. Küll. Hakkame siis tööle. Nimi? Magister. Lihtsalt magister. Tere! Tere! Keda tarvis? Mõne ülemusega tahaks rääkida. Mina olen majandusdirektor. Nüüd on nii. Praegu politseiga rääkisin. Kriminogeenne olukord väga halb. Kus? Siin, meie majuris. Mingi politsei operatsioon, suur operatsioon. Paluti mõistvat suhtumist. Pidi olema mingi naiste ahistajate kamp. Tahavad selle kinni võtta. 2 tükki on juba kinni võtta. 2? Jah. Kas Siseministeerium? Ühenda mind palun ministriga. Ütleb, et Mark IM klubist. Ahaa. Ütleb ministrile, kui ta tuleb, et mina helistasin. Et need ahistajad on minu mehed. Et lasku need lahti. Eriti maameest on kiiresti tarvis. Kas jäi meelde? No ma helistan pärast uuesti. Me saame maarra tagasi. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Vabariigi valitsus kutsuvad rahvast valitsushoone kaitsele Toompeale. Interrinde ja töökollektiivide ühendnõukogu jõugud on lossi sisse piiranud ja seda rünnatakse. Kordan, maja rünnatakse. Toimub riigipööre nii Tallinnas kui ka Riias. Mis sa nõudad? Mis asja sa tarvid õõsel? Kurat. Nädal aega on hotell lahti, kurat. Mitte ühtegi külalist ei ole,
ootamine, see on see kõige hullem, jah. Kurat, ma ei imesta, kui mõni mees, kurat, siin oodates täitsa kurat lolliks läheb tehas. Peaks Markiga rääkima. Õige, kurat. Ütleme talle raisale näkku. Kui ta oma ametiga toime ei tule, pangu kurat pood kinni. Täpselt nii, ütlemegi. No nii. Kas on veel sõnavõtte? Sel juhul ma võtaksin seni öelda kokku. Ma ei tahaks korrata majesteedi väiklasi süüdistusi. Näiteks, miks Milord sõitis välismaale varetee artiste otsima, kas ta kodumaalt ei oleks saanud? Oleks saanud, palju odavamalt. Ma tuleksin tagasi Maaera poolt tõstatatud meie hotelli põhiprobleemi juurde. Et miks on meil nii vähe külastajaid? Ehk nagu magister ütles väga tabavalt, miks on meil registreeritud ööbimisi 0. Siin nimetati näiliselt objektiivseid põhjusi, alguse asi, turismihooaja lõpp ja nii edasi ja nii edasi. Mind kui ausat inimest ja meie ettevõtmise hinge need põhjendused ei veena. Ma näen, et meie puudused tulenevad juhtimisest, keskpärasest juhtimisest ning see sunnib mind astuma sammu, mis on minule kui inimesele raske. Sest see samm nõuab minult täielikku enesesalgamist, kuid samas on see samm täiesti paratamatu. Ja ma astun selle sammu. Ma lähen. Kus sa lähed? Ma lähen, mehed. Austatud kolleegid, julgen öelda kolleegid, kuigi mina olen olnud hotellijuhtal selles lühikest aega. Aga juba selle lühikese aja jooksul olen puutunud kokku raskustega, mille põhjus, ma arvan, on selles, et meie vahel puudub koostöö. Tunnistan, et mul ei olnud kerge teie ette tulla, kuna me oleme siiski konkurendid. Ühtlasi olen sunnitud tunnistama, et meie põhiprobleem on selles, et meil ei jätku külastajaid. Ilmselt on Eesti hotelliturg juba piisavalt hõivatud ega soosi uustulnukaid. Nii, ühe sõnaga, mul on ettepanek. Kui teil lugupeetud hotellidirektorid juhtub olema kas tülikaid või muidu ebameeldivaid kliente, keda te meelsasti ei teenindaks, kuid keda majutamata jättes te kardate kahjustada meie riigi mainet, siis palun suunake see kontingent, tähendab, saatke need inimesed meile. Tänan tähelepanu eest. Ma tunnen kõrbelõhna. See on meie äriplaan, mis kõrbeb. Ma tunnen raiskumise magusat õngu. Mis asja sa kogu aeg nuusud? Sai ju kokku lepitud, me unustame ära oma endised aved. Liiga vara unustada, ma teadsin seda. Ei no, kui siin aasta pärast ka mitte ühtegi klienti ei ole, mina lähen teadusse tagasi. Võit, mehed! Oi, ära laula! Ma rääkisin meestega. Missuguste meestega? Kolleegidega. Nad lubasid saata kõikida, nad majutada juba meile. Aga ma muidugi ei tea, no millal nad saadavad. Kui üldse kedagi saadavad. Kindlasti saadavad, sest ma esinesin oma vahel öeldes väga veenvalt ja suure sisemise jõuga. Mina ei usu, et siia kunagi keegi tuleb. Nüüd iga kell tuleb. Nüüd, mehed, me peame olema valmis iga kell. Tuli! Kes? Külaline! Jumal! No mehed, mis ma teile ütlesin, Mina ei usu, et siia kunagi keegi tuleb. Tere tulemast meie M-klubi uude hotelli. Me ootasime teid, ootasime kaua ja lõpuks jõudsime ära oodata. Siis niisugune te oletegi meie hotelli esimene klient. Lubage, ma esitlen teile
kui meie hotelli esimesele ja kõige kallimale külastajale meie hotelli meeskonda. Ma alustan kõigepealt iseendast. Marki, juhtimisdirektor. Kui midagi on, alati tee teenistuses. Monseigneur, julgeolekudirektor. Niisugune mees, et teega ei saa siin majas midagi juhtuda. Mitte midagi. Majesteet, tahate süüa? Palun, tema teeb. Süüa saab meil hästi, süüa saab meil palju. Marssal, kõik, mis puudutab tehnikat. Konditsioneer ei tööta, istevanni kõrgus ei rahulda, kutsuge aga Marssal. Magister, tema võib teile kasulik olla kui elav entsüklopeedia. Tahate midagi teada, tahate infot, lehitsege seda meest. Minu ütlemisega peate muidugi harjuma, ma olen nimelt ka huumorimees. Ja siin on meie maahärra majutusdirektor. Temaga te puutute kokku vahetult.